No nii, sel korral Wine Visualis siis Cupra Terramar. Terramar on siis, ütleme, Kodiaki või Tiguani suurune auto, et siuke natukene suurem, ruumikam maastur, et neil on ju lisaks veel näiteks Formentor, et Terramar siis suuresti asendab nüüd Cupra Latecat. Varustus sees on tal väga-väga palju. Väljas see värv minu arust on suhteliselt huvitav, siuke natuke sinakam, hallikam, rohekam, aga üllataval kombel täiesti nii-öelda tavavärv, ehk siis tasuta lisa. Fjord Blue on selle värvi nimi. Et üldiselt jah, siis väljas velg on ka siuke natuke tagasihoidlik, 18 talli, et Cupra üldiselt nende velgede ja välja disaini ja üldiselt kõige sellega läheb ikkagi suht hulluks mõne autoga, hulluks heas mõttes, et panevad seda enda Cupra pronksi, nagu seal väljakapslil näiteks keskel on ja see disain on päris huvitav. Aga siin jah, siis välimus on siuke natuke tagasihoidlikum, sees on ta kindlasti huvitavam. Suht samamoodi nagu tegelikult Brighton, et ka natuke siuke tagasihoidlikum, aga jällegi, kui natuke süvened, mis asi Brighton, siis siuke natuke huvitavam asi. Et täna siis Lemon Lime. Brighton siis üldiselt siuke looduslik energiajook. Tundub siuke suht igav, ja mis see on siis? Mingi vegan värk ja nii edasi. Ei, tegelikult üldiselt ongi nagu energiajook, aga lihtsalt looduslik. Ehk siis, kui sa natukenegi hoolid enda tervisest, siis tal ei ole lisatud suhkruid. Kõik nagu see maitse jah, on siis looduslik ja ei ole mitte mingit nii-öelda lisakeemiat seal sees. Brightil siis üldiselt, miks mina seda tarbin, ongi see, et üldiselt muidu tarbisin palju energiajooke, aga tahaks natukene võib-olla tervislikumat alternatiivi. Ja siis tänu sellele, et tal ei ole lisatud suhkruid, on ka see nii-öelda sugar crash'i pole lõpus, ehk siis kui muidu sa jood energiajookis, see energia tuleb ja kohe kukub ära, aga tal on see energia tuleb sujuvalt ja siis justkui kaob ära ka sujuvalt. Ja üldiselt siis igas Sprite'i purgis on circa 15 grammi proteiini ka. Aga lähme nüüd auto juurde tagasi. Võib-olla osad teist teavad Cuprat siis sellena, et kunagi oli Cupra oli Seati siuke nii-öelda natuke vürtsikam alambränd. Nüüd Cupra on tegelikult täiesti erinev ettevõte. Ei ole väga seotud enam Seatiga, aga ka neid autosid tegelikult, näiteks seda on siis pistikhübriidi ja 2 bensiinimootorit. Sellel autol on siis 150 kW nelikvedu, tavaline bensiinimootor, 2-liitrine, aga tegelikult ka see sama mootor on siis 195 kW-ses, ehk siis lihtsalt tarkvara on natukene vürtsikam, natukene võimsam mootor tänu sellele. Ja siis pistikhübriidina samuti nad on natuke võimsamad. Keskklassi siuke nii-öelda SUV, et eks ta tegelikkuses, ma usun, maastikul saab hakkama, aga enamjaolt ju neid kasutatakse tänapäeval ikkagi pigem linnas ja siis antud auto ongi nii-öelda tööauto, et siis natukene ruumikam, et mahuks rohkem asju sisse ja tegelikult valikus omanikul oli ka näiteks Kodiaq X-Trail. Isegi kui ütleks, et Cupra oli, ma arvan, päris hea valik, sest need Kodiaq X-Trail on suhteliselt igal pool ja ka see välimus on natukene teistsugusem ja natukene erilisem, kui siis üldiselt nii-öelda Kodiaqil või X-Trailil on. Need ei ole ka koledad autod, aga lihtsalt neid Terramare linnapildis näeb oluliselt vähem, et nad on siuksed natukene erilisemad selle arvelt. Aga lähme vaatame, mis ta sees huvitavat on, vaatame, kuidas sõidab ja vaatame, mis siis kokkuvõttes arvame sellest autost. No nüüd siin selles Terramaris salongis esiistmel istudes peab ütlema, et siuke istumispositsioon juba alustuseks on üsna kõrge, et praegu mul iste on jah kõige madalamal ja rool on ka allapoole tõmmatud, aga üldiselt see vaateväli, sa näed ilusti kohe otse kapotti, kui siin ikkagi nii-öelda sirgelt istud. Et üldiselt mulle meeldib istuda pigem madalal, aga samas jah, kuna siin on tegu juba siukse rohkem maasturiga, siis see kõrge istumispositsioon just sobib sellele autole natuke rohkem, et oledki nagu vaatad üle enamus autodest ja istudki kõrgemal, tunned justkui teede kuningas. Aga üldiselt jah, see salong on nagu ka tegelikult välimus mingitel nurkadel salongis. See on väga julge salong, ma ütleks. Siin on hästi palju selliseid erinevaid nii-öelda kujundeid, mingeid nurki, siit samamoodi kuidagi mingi siukse huvitava kurviga jookseb siia alla, siit saab veel ma ei tea, kinni hoida, kui tahad või midagi siia panna, äkki kõrval istu näiteks oma telefoni, kui ei taha siit ümber liigutada. Väga palju on seda Cupra pronksi, mis mulle väga meeldib, juba need ventavad, kõik kogu see rooli nii-öelda
siuksed efektvärvid. Eraldi mulle meeldib, et siin on olemas ka start-stop nupp otse rooli peal, nagu kunagi oli siis, või noh, nagu enamjaolt oli näiteks Audidel, nii-öelda nende sportlikumatel Audidel R8 ja nii edasi. Ja siis on eraldi ka kupranupp siin, ehk siis kõige sportlikum režiim on eraldi olemas kohe rooli peal. Olemas on ka tegelikult labad ja noh, nüüd on siis keskelt nagu näha ära kadunud ka tegelikult justkui käiguvalits. See on toodud siis siia kõrvale, nagu on näiteks Mercedestel. Et see on natuke teistsugune, et noh, keerad edasi, siis ta läheb drive'i peale, keerad tagasi, läheb reverse ja kõik ülejäänud asjad on siis liigutatud vasakule poole selle kangi peale, samamoodi jällegi nagu Mersudel. Et siin on siis kõik suunatuled, nii-öelda täistuled, kojamehed ja nii edasi ja nii edasi. Et eks kindlasti alguses ajab natuke harjumist, aga ma ütleks, et võib-olla jah, nii-öelda keskkonsooli mõttes, kuna need käigukangid või noh, nii-öelda kangid lõpuks läksidki juba täiesti kas siis osadel nuppudeks või siukesteks pisikesteks blendideks, mida lihtsalt natuke edasi-tagasi liigutada, siis see on natuke mõistlikum, et saab siit natuke rohkem ruumi vabaks. Et noh, siia näiteks pannagi endal võtmed asjad. Ja üldiselt ka siin see nuppude rida, mis on, see mulle täitsa meeldib, et natukene meenutab Corvetti, et uutel Corvettide samamoodi ta tuleb ülevalt alla ja siis siin ühe külje peal on hunnik nuppe, et noh, just kui võib-olla sealt mingit või nii-öelda innustust võetud, aga jah, väga-väga teistsugune salong, väga julge salong, ei saagi võrrelda ühegi Škoda, Audi, Volkswageniga, millega ta justkui platvormi jagab, et ekraan samamoodi, tegelikult seesama ekraan on ka olemas Škodas, Volkswagenis, tarkvara on teine ja siin jah, paljudes videotes ma olen öelnud, mulle meeldib füüsilised nupud, eriti näiteks kliimatasjade jaoks, aga siin on ta selgelt välja toodud, mis mida tähendab ja tegelikkuses ta ei ole ka väga kaugel, et oletame, istudki siin, sõidad näiteks linnas maantee, siis kõik on justkui näpu ligidal olemas, et osadel autodes pead kuhugi jube ette kallutama, et vajutada ja see on juba ohtlik, et siin on ka osaliselt õrn siuke süvend, et sa saaks aru, kus see nupp võiks olla. Et jah, ideaalne ta ei ole, aga oluliselt parem kui osad on, kus sa pead kuhugi ekraani sügavustesse minema. Üks asi, mis mind veits häirib, kuna on tegu uue autoga, siis tal on samamoodi see kiiruse hoiatus, kui sa sõidadki 50 alas näiteks 55-ga, siis ta hakkab kohe plinisema sul ja see on siis ka ikkagi peab minema sõiduki menüüsse, siis sealt juhi abid ja siis see kiirushoiatus maha võtma, et seda iga käivitusega teha on natuke tüütu. Kui selle saab kuidagi välja programmeerida tulevikus, ma arvan, et see on päris hea. Aga üldiselt jah, salong materjalid on siuksed päris mõnusad, osaliselt nahast, osaliselt siuke pehmem plastik, mõnes kohas siuke semisnaha materjal, et jah, väga-väga teistsugune salong ja mulle isiklikult väga meeldib ja üldiselt ka see nii-öelda meeleolu valgustus, mis siit eest liigub, see on ka päris lahe ja siis tegelikult taga ja ka ustes siin ees on eraldi väljalõiked uste sees, kust nii-öelda see valgusõrnad läbi kumab. Ja siin autos siis ka Sennheiseri helisüsteem, et isegi tegelikult suhteliselt mõistliku hinnaga, circa 500 € on see lisa. Ja siin ees on siis ka ilusti uste sees ta välja toodud, taga küll ei ole, aga jah, ma ütleks, et siuke täitsa ilus ja kena salong. Et lähme vaatame, kus taga ka on. No taga samamoodi tegelikult, kuna tegu on ikkagi maasturiga, siis praegu sirge seljaga istudes pearuumi tegelikult on. Ma arvan, et kui siin istub keegi, kes on siuke 1,90 m pluss, siis võib-olla tal jääb natuke kitsaks, aga samas, ma arvan, et tegelikult on täiesti okei. Ja esimese asjana, kui ma nüüd siia sisse istusin, siis need istmed on suhteliselt siuksed mõnusad pehmed ja samas automaatselt tahaks nagu natukene lösakil istuda, sest ta on siuke mõnusalt nii-öelda taha on see seljatugi viidud, et saad natukene siin lebotada. Natukene, mis võib klaustrofoobiat tekitada, on see, et sellel autol, kuna on tume lagi, tume sisu, aknad ei ole ka kõige suuremad ja ees on ainult hästi pisikene pilu siin istme sees, siis osadel inimestel, ma kujutan ette, ka minu perekonnast tegelikult võib tekkida siin merehaigus. Et enda autodel siiamaani on olnud katusuluuk, siis seda ei ole tekkinud. Aga ja ma usun, et mõnel võib tekkida merehaigus siin, et seda võib-olla kui on võimalus katusuluuk võtta, siis ma usun, et see päris hästi leevendaks. Aga üldiselt isiklikult väga fänn on seda tumedat salongi. Taga on olemas ka sellised hästi pisikesed ventilatsiooniavad koos
jälle see on hästi oluline selle pronks efektiga. Päris sellised nunnud ja siis jah, puututundlik sihuke nii-öelda kliimapaneel ka olemas siin ja all on siis 2 USB Type-C laadiava, et noh, ikkagi tänapäevane auto ei ole enam seda 12 volti auku seal, kuhu siis eraldi adapter tekitada. Ja jah, siin uste sees on siis ka sihuke vikerkaare värvides meeleoluvalgustus, mis mulle väga meeldib. Vaatame, kuidas siin käetoega lood on. No, käetugi on natukene pisem ja aga noh, samas jällegi iste ise on ka natukene väiksem, et ma arvan, et ajab asja ära küll ja noh, muidugi jah, võiks mingi kate peal olla, et noh, kui näiteks istudki lebotad siin ja käsi nagu natukene siin hakkab libisema, siis ta võib libiseda siia auku või siis siia kõvema plastiku peale, aga jällegi see on pigem sihuke vigade otsimine, et üldiselt ma ütleks, et päris lahe see long on. Aga asi, mis mind, kui ma nüüd siia autosse istusin, mis mind väga häiris, on see, et jah, okei, siin on olemas üleval see link, mis on ka päris lahe, sihuke pronksi värvi, aga siin ei ole kohta siin, kus tahaks nagu kinni võtta. Et enamus autodel on kuskil siin olemas see sisselõige. Sellel on see sisselõige siin. Ja see on üsna väike osa, noh, see on mingi, palju see on siis mingi 4-5 senti ainult. Ja kui sa tõmbad seda ust kinni, okei, nüüd läks esimese korraga. Esiistmel ma enne istusin, ma tõmbasin 4 korda seda ust kinni, sest esiuksed on natuke suuremad ka ja no lihtsalt ei saa. Ja siis juba lõpuks, kui on tunne, et okei, nüüd ma juba tõmban vist liiga kõvasti, siis ta läks alles kinni. Jah, see on võib-olla asi, mis hästi natuke häirib, aga samas jällegi, noh, üldiselt see disain on väga-väga lahe ja mulle meeldib, et on autobränd, kes julgeb veel katsetada asju, julgeb proovida sihukest mingeid uusi huvitavaid nurki autodesse tuua, natukene, noh, ongi mängida näiteks selle sama väljalõikega siin ukse sees, mängidagi jälle sellega, et natukene seda linki muuta, tuua mingit sihukest lisaefekt värvi ja nii edasi, et see on ülivinge minu arust, et kindlasti jah, teistsugune siis paljudest nii-öelda tavalistest autotootjatest. Aga lähen vaatame, kuidas pagassiruumiga on. No jah, enne kui siin pagassi kallale läheme, siis tagaots on samamoodi sihuke hästi palju nurki. Et siin on siuksed splitterilaadsed osad, summuti avasid üldse ei ole. Jah, siin on lihtsalt sihuke mingi disain tehtud. Siit tegelikult tuleb välja konks ka. Ja mulle väga meeldib see, kuidas siia Cupra logo on tule sisse integreeritud. Ja noh, jälle see Cupra pronksvärv, et see on päris hea sihuke touch siin juures. Aga pagasnik üldiselt võib-olla seda nuppu võiks liigutada kuhugi poole. Et see, ma kujutan ette, talvel väga palju viskab see mustust üles. Ja tegelikult, kui me nüüd korraks jätame siia poole peale, siis kaameral on jälle, nagu ka sellel karokel, mis me filmisime, on eraldi pesutüüs. Ma nüüd hakkangi seda välja tooma nendel autodel, milles on, sest mind veits häirib, et kallimatel autodel seda lahendust ei ole. Pagass ise avalt on mõnus suur, sihuke kandiline, lai. Sügavus ei ole just kõige suurem, aga samas ta ei ole ka nii-öelda kõige suurem maastur turul. Ja noh, siin siis näiteks ka seda katet saab ilusti alla võtta, kui siit natukene seda kangutada. Ja noh, selle, kui tahate, võite näiteks autost välja visata, kui on vaja midagi suuremat vedada. Et see jah, siis on siia lihtsalt nende jublakate külge paigutatud. Lisaks on võimalik ka siia külje peale taskutesse mingeid asju panna. Eraldi on siis jah, kärukonksu sihuke väike nupp siin olemas. Noh, ta hüppab alla ja siis peate lihtsalt üles aitama lõpuni. Ja no samamoodi, kui siit uuesti nüüd alla panna, siis ta lihtsalt laseb ennast lõdvaks ja aitate lõpuni. Et sihuke poolautomaatne. Osaliselt mahub ka asju siia alla. Aga kuna noh, sellel autol on siis see Sennheiseri helisüsteem, siis seal on supakas ja vaadates, et siin on suhteliselt palju nii-öelda plekki, siis asjad võivad plärisema hakata, et võib-olla ei ole kõige parem lahendus, aga noh, osaliselt seal ikkagi koht on olemas. Ja mis omanik välja tõi, mis teda kõige rohkem häirib, on see, et siin pagasnikus on olemas näiteks poekottidel järeldi konksud, aga ma ei tea, miks need nii rumalas kohas on. Nad on täiesti tagaotsas. Ehk siis põhimõtteliselt, noh, kui paljudel autodel on kuskil siin, siis see poekott ei saa olla väga suur, sest oletame, sa tuled, sul on näiteks 2 suurt poekotti ja sa pead ulatama kuhugi siia taha otsa need. Ehk siis sa põhimõtteliselt juba varsti kukud siia autosse sisse või rikud oma püksid ära, sest sa nühid vastu musta autot ja lisaks kriibid ka auto värvi. Ja teiseks, isegi kui see poekott on sul üsna suur, noh näiteks kas või see sama esmavipakk, ma ei saa seda panna siia väga.
ta hakkab painutama seda ja see esmavõipakk ei ole väga suur. Ehk siis see poekott peab olema üsna vähe asju peab olema seal. Ma ütleks ausalt rumal lahendus, et see on hea, et see on olemas, aga ta võiks olla natukene rohkem kuskil siin keskel. Üldiselt jah, väga palju rohkem nuriseda ei saa. Pagass on jah siuke täiesti okei suurusega. Üks asi siiski tuli veel meelde. Siin taga ei ole ühtegi kohta, kust istmeid alla lasta. Ehk siis istmeid, et alla lasta, isegi ei ole enam võimalik vajutada nii-öelda tagumiste istmete seljatugede küljes oli kunagi nupud. Vaid kui me näiteks tulemegi siia tagumise ukse poole, siis et seda istet alla lasta, on kuskil siin all ääres on väike pael. Ja alles siis tõmbad seda ja siis ta tuleb alla. Ja lisaks sellega, et neid üles tagasi tõmmata, sa ei saa lihtsalt tõmmata, sa pead jälle seda tõmbama, üles lükkama ja siis turvavöö siia vahele. Et noh, ütleme jällegi näiteks, näed, ja nüüd saad istet veel liigutada siis selle sama paelaga. Täiesti ilusti paika. Et näiteks selle pesutüüsi näol ülihea lahendus, väga super. Aga no seesama näiteks kotti tehakse konks, see võiks olla parem ja see istme liigutamine võiks olla ka natuke parem, sest suhtes see ei ole mitte midagi uut, et see käis nupust kunagi või siis kasvus samast ülevakangist. Et jah, siuksed kahetised mõtted, ütleme nii. No oleme vaatama, kuidas Terramar sõidab ka. Praegu siin filmisime natukene siuksel rohkem off-road teelõigul. Isegi siin need augud, mis on, need ei ole küll suured augud, aga kuna ref on üsna paks, sest velg on 18 talli ainult ja paistab vedrus on ka siuke pigem pehmemapoolne, siis lihtsalt vaikselt õõtsud läbi nendest aukudest. Et üldiselt jah, kuna ta on küll 2-liitrine mootor, 150 kW 4 vedu, siis need tänapäeval tegelikult need 2-liitrise mootorid on ka juba üsna siuksed nipsakad, et juba täiesti nullist nad nii-öelda kiiruspiiranguni veavad päris ilusti. Nüüd on siis jah see juhi hoiatused, kiirushoiatus, nii, siis ta ei karju. Et see on natukene tüütu, see kiirushoiatus uutel autodel, aga see ei ole ainult Cupra süü. See on üldiselt Euroopa Liidu nõuded. Et praegu jah, kuna tal on siis näiteks immersive pakett, kus ongi siis need Sennheiseri kõlarid, 11 tükki on neid kokku, lisaks bassikõlar, siis tegelikult on ka selles paketis sees akustiline klaas. Ehk siis teemüra on veel vähem ja üldiselt seda tuulemüra, mis väljaspoolt tuleb. Ja praegu, mis me sõidame siin? 75, 80. Väga vaikne kõik. Nagu tõesti väga-väga vaikne. Refid väga müra ei tee. Hästi õrn tükk ümin käib. Tuulemüra ei kuule üldse. 80 pealt tegelikult osadel autodel juba vaikselt hakkab tekkima. Sellel autol mitte midagi. Ainult hästi õrn refi ümin ja ongi kõik. Ja tegelikult kogu see kõrge istumispositsioon, see tekitab ka siukse päris mõnusa tunde. Siuke pehme sõit, kõrge istumispositsioon, siuke päris mõnus auto millega liigelda, et vaatame, paneme ta näiteks Cupra peale ka. Nüüd on performance'i peale läks, sport, käiguvahetused, asjad. Rool läks ka natuke raskemaks. Ja natukene ta mängib siis kõlarites ka seda sportlikumat heli juurde. Et 150 kilovatti, ma ei tea, ta isegi ta on, ma ütleks päris nobe. Jah, ega ta kindlasti jalgu ei jää, sest suhtes päris huvitav auto on. Ma olen kunagi sõitnud Formentoriga, VZ5-ga siis. Olen sõitnud ka tavalise VZ Formentoriga, millel oli siis 221 kilovatti minu arust ja ka Cupra Leoniga. Need on küll nii-öelda juba sportlikumad mudelid neist ja osaliselt ka natukene sumuti paugub ja nii edasi, aga ma ütleks, et ka siin tegelikult see Cupra tunnetus on täitsa olemas. Sest mina isiklikult väga fännasin Cuprat juba siis, kui ta oli veel Seati all, kui ta oligi Leon Cupra ja siuksed asjad. Et kui ta oligi lihtsalt siuke vähe vürtsikam, vähe siukse sportlikum set. Aga ma räägin ka siin on tegelikult see ilusti edasi antud kogu selle nii-öelda näidikute ploki järgi, et sul on ka siin see sportlikum näidikute plokk, sul on olemas selles autos siis sportistmed, et jah, ta tekitab väga sportliku tunde. Mulle see väga meeldib. Olgugi, et tegu on tegelikult siis ju lihtsalt nii-öelda peremaasturiga. Aga siiski ta tekitab just siukse teistsuguse, siukse natuke erilisema tunde kui lihtsalt tavaline nii-öelda maastur, millega lapsi kooli vedada.
no ja mis siis sellest Cupra Terramarist arvata üldiselt? Ma ütleks, et nagu salongis ütlesin, siis päris julge auto on. Et isegi tegelikult nii-öelda 18-toliste velgedega siukse natukene tagasihoidlikuma välimusega. Isegi väljast on ta siuke üsna efektne auto. Näiteks nagu seal taga olid need splitteri laadsed efektid, samamoodi siin siis näiteks peegel on natuke teist värvi kui ülejäänud auto. Ja tegelikult ka arvestades, et see on auto tavavärv, ehk siis nii-öelda 0 eurone lisa, siis juba see värv on päris hea. Ja üldiselt siis salong samuti, kõik see Cupra touch, kõik need pronksdetailid, Cupra enda see nii-öelda font, mis seal igal pool ekraanidel asjadel on, see teeb natukene erilisemaks selle auto, kui ongi näiteks võrdväärne Tiguan või Kodiaq. Ja samas näiteks selle auto hind on, ütleme seal circa 40 kuni maksimaalselt 50 000, mis ei ole tegelikult väga kallis tänapäeval uute autode kohta. Et eriti arvestades, et sa tegelikult saadki siukse natukene teistsuguse auto, natuke efektsem auto, aga näiteks mootorid on suuresti sarnased nagu näiteks Volkswagenil. Ehk siis ta ei ole nii-öelda midagi täiesti teistmoodi, et sa peaks kartma, et okei, et kuidas ta näiteks 3 aasta pärast hakkama saab. Ma usun, täiesti ilusti, sest suhtes siin nagu mingid asjad, nagu ma ütlesin, natukene häirivad näiteks seal pagassis ja tagaistmetel ka, kui istud, siis näiteks see nii-öelda akna juures see materjal, mis on, see on siuke natukene odavam, aga jällegi, kui sa võrdled samasugust autot Volkswagenil või Škodal, siis neil on suhteliselt sama probleem seal taga. Ja mõnes mõttes arusaadav, sest ikkagi auto ei ole nii-öelda täiesti premium klass, nagu meil on siin, ma ei tea, X5-d, ma ei tea, GLE-d on ja, et sellel autol minu jaoks täiesti okei. Et seal tagaistmel isegi, kui nagu keegi sõidab, siis ma arvan, et ta isegi ei pane tähele seda. Eriti sellel salongil, sest see salongi ise on väga efektne. Kahjuks seekord pese ise selle autoga käia ei saanud, sest auto tegelikult juba omanik oli päris ilusti puhtaks teinud. Sina mine käi kindlasti pese isest läbi, sest suure tõenäosusega auto on natukene must, ilmad on ilusad, pese puhtaks. Siinkohal tegelikult sooviks kindlasti väga tänada Indrekut selle auto eest. Suured tänud, auto on ikkagi tegelikult võrdlemisi uus, 4500 sõitnud, 3 kuud vana ainult ja juba sattus meile siia kaamera ette, et väga 5+, suured tänud. Kindlasti mine vaata brightrings.com, /Vain, haara endale ka Bright, nüüd ilmad on jälle soemad, võib-olla siuke hea karastusjook. Kui sa soovid, et ka sinu auto oleks Vain Visual videos, siis vain.visual@gmail.com või siis sotsiaalmeedias lihtsalt vain.visual. Aga eks me näeme juba järgmine kord siin kaamera ees on. Tšau, pljau!